Kujutage ette kahte meest, kes istuvad kusagil mugavas kontoris, rüüpavad energiajooke, sirvivad ülesandeloendeid ja käivad aeg-ajalt suitsupausil. See võib kõlada nii, nagu nad oleksid programmeerijad, kes teevad kusagil maailmas hilist vahetust. Kuid see on Ukraina ja nemad on droonipiloodid. Ja nad tapavad Vene sõdureid arvutiekraani teisel poolel, olles ise mugavalt laua taga miilide kaugusel. Ukraina on mängu täielikult muutnud ja seda mitmel erineval moel. See on muutnud sõja millekski, mis näeb välja nagu videomäng. Ja parim osa on see, et tänu sellele on Ukraina võitmas. Ainult see pilt peaks sulle ütlema midagi süvavat selle kohta, kui palju see sõda on muutunud. Kui Venemaa alustas sissetungi, 2022 aastal olid avastrateegiad tuttavad. Suured tankikolonnid liikusid edasi massiivse suurtükitule ja ülekaaluka arvulise jõu toel. Lõppude lõpuks oli Venemaal Ukraina piiride lähedal koondatud umbes 190 000 sõdurit, samas kui nende aktiivne vägi oli ligi 900 000 meest. Ukrainal oli umbes 160 000 tegevteenistuses sõdurit, et rindejoont hoida. Seega ei saa Venemaad süüdistada selles, et nad ootasid kiiret, otsustavat ja tavarelvastuses ülekaalukat võitu. Kuid selle oodatud välksõja teel juhtus midagi ootamatut. Droonid. 3 aastat hiljem on sõda muutunud kurnavaks, tehnoloogiast küllastunud droonide lahinguks, kus parim operaator suudab ühe vahetusega teha rohkem kahju kui terve soomuskolonn nädalaga. Ärge eksige, Venemaal on endiselt arvuline ülekaal. Neil on endiselt suurtükivägi. Nende aktiivsed väed on tegelikult kasvanud kuskile 1,2 ja 1,5 miljoni vahele, alates sissetungi algusest. Neist umbes 600 000 on saadetud Ukrainasse. Samal ajal on Ukraina agressiivsete mobilisatsiooniseaduste abil kokku kogunud umbes 880 000 sõdurit, mis võimaldavad mobiliseerida kõiki 25–60 aasta vanuseid. Matemaatika on endiselt Venemaa kasuks, vähemalt paberil. Selle muutuse keskmes on 2 tehnoloogiat, eelmainitud droonid ja satelliitinternetiteenus Starlink. Viimane aitab otseselt esimeselt peaaegu täielikult kõrvaldada droonide kasutamise puudused. Näete, traditsioonilised droonimeeskonnad pidid jääma oma sihtmärkidest umbes 15–20 miili raadiusesse. Selle läheduse säilitamiseks seadsid nad end sisse improviseeritud punkrites rindele lähedal ja kasutasid maskeeringut, et vältida Vene suurtükiväe ja droonirünnakuid. See oli ohtlik ja avatud töö, mida muutis veelgi ohtlikumaks asjaolu, et nad pidid lisaks läbi viima ründeoperatsioone, luuret, jälgimist ja pakkuma lahinguväljal tuge teistele droonidele. Ja kui Venemaa täiustas oma enda droonivõimekust, näiteks kasutades fiiberoptilisi FPV droone, mis suudavad signaalisegajatest mööda minna, muutusid need eesliini positsioonid üha surmavamaks. Aga Nemesise üksus, varem tuntud kui 412 eraldiseisev mehitamata süsteemide rügement, oli üks esimestest, kes esitas lihtsa, kuid revolutsioonilise küsimuse. Mis oleks, kui piloodid ei peaks üldse eesliinile lähedal olema? See vastus viib tagasi Starlinkini. Integreerides satelliitterminali otse drooni külge, kinnitades füüsiliselt taldriku lennuki ülaossa, said droonid internetiga ühenduda ja neid sai juhtida sõna otseses mõttes ükskõik kust maalt, kus on stabiilne ühendus. Nagu üks tegelikest Nemesise droonide arendajatest ütles, kui tuli suur idee paigaldada Starlink, kadus raadiohorisondi probleem ära. Operaatori ja drooni vaheline kaugus kaotas üldiselt igasuguse tähenduse. Tõhusat tegevusulatus suurendades muutis Starlinkiga integreerimine kogu Ukraina operatsioonimudelid ja riski ja kasu arvestust. Maapealne meeskond peab siiski olema suhteliselt rinde lähedal. Piisavalt lähedal, et drooni välja lasta, hooldada või laskemoona laadida. Aga piloodid ise võivad olla teisel pool riiki. Sul võib olla operaator, kes istub Kiievis soojas kontoris laua taga smuutiga ja heidab ühe missiooni jooksul 3–4 mürsku. Siis saab kutsuda välja tegeliku sõduri, kellel on korralik väljaõpe, et ta lihtsalt relvastaks seadme uuesti ja tagaks, et kaitsepositsioon on endiselt kaitstud ja nähtamatu. Ja selle ulatuse väidet kinnitasid otse Kiev Independenti reporterid, kes veetsid terve öise vahetuse 2 Nemesise operaatoriga turvalises kontoris kusagil Ukrainas, jälgides, kuidas nad viisid läbi reaalajas lahingumissioone 2 telli monitori taga. Oleg oli enne sõda videograaf. Anton oli insener betoonitehases. Mõlemad läksid vabatahtlikult rindele 2022 aasta alguses ja lõpuks hakkasid nad juhtima missioone sügaval Vene kontrolli all olevas territooriumil või siis kontoritoolilt suure puhvertsooni taga, kus mürsud pea kohal ei vilise. Enne kui räägime, mida Nemesis on saavutanud,
tasub võtta hetk, et mõista, kuidas need masinad praegu tegelikult töötavad. Sest on suur vahe selle vahel, et droon viskab tankile pommi ja selle tegeliku tehnoloogilise ahela vahel, mis selle võimalikuks teeb. Nemesis droon ja selle uuemad sugulased nagu Vampire ja Cayenne on ülemõõdulised 4 või 6 rootoriga kopterid, millel on 48 rootorit, mis pöörlevad üheaegselt, et tõsta märkimisväärset koormat. Nemesis ise on oma 4 mootori vahel kaugelt üle 1 meetri lai. Võrreldes sõja alguses kasutatud ümberehitatud kommertsvideodroonidega, millega vaenlasele kaameraid saadeti, on Nemesis tõeline spetsiaalselt ehitatud ründedroon, millel on sellele vastavad tehnilised näitajad. Õhusõiduk kannab umbes 11 kilogrammi lõhkeainet välisel ripsüsteemil, mis on kinnitatud raami alla. Vabastusmehhanism on elegantselt lihtne, valmistatud rihmast ja lukustusrõngast, mis hoiab iga lõhkekeha paigal. Kui operaator vabastuse käivitab, avaneb lukk, rõngas kukub lahti ja lõhkekeha langeb alla. Tegeliku lõhkeainete sisu ja jaotust saab eraldada 2 suuremaks lõhkekehaks kindlustatud sihtmärkide jaoks või kuni 8 väiksemaks pommiks, kergete sõidukite ja isikute vastu. Mõned konfiguratsioonid kannavad ka tankitõrjemiine, võimaldades droonil kaugjuhtimisega külvata teele või sõidukite rajale lõhkekehi ja seejärel baasi naasta. Kui olukord muutub kriitiliseks, on need tankitõrjemiinid endiselt suurepärased õhust visatavad lõhkekehad, kuna need suudavad hävitada vanemaid tanke, mida Venemaa on viimastel aastatel üha enam kasutanud. Droonide kiirus on samuti üllatav. Tippkiirus ulatub sõltuvalt lasti kaalust 40–50 miili tunnis. Nagu võib arvata, tähendab raskem koorem väiksemat kiirust, lühemat lennuulatust ja kehvemat manööverdusvõimet, mis tähendab, et operatsioonide juhtimisel tuleb leida tasakaal surmavuse ja kiiruse vahel. Droonide navigeerimist juhitakse GPS-i ja satelliitsidesüsteemide kombinatsiooni abil, kusjuures eelmainitud Starlinki integratsioon tagab side selgroo. Nad kasutavad suure ribalaiusega COFDM raadiolinki, mis on ühendatud kas mobiilse Starlinki maajaama või teise drooniga, nii-öelda emadrooniga, mis lendab läheduses kõrgel kõrgusel. Kuid kõige olulisem tööriist operaatori varustuses on termokaamera. Enamik missioone toimub öösel just seetõttu, et termopildistamine on pimedast tõhusam. Soojusjäljed paistavad külma tausta vastu paremini silma. Operaator jälgib põhimõtteliselt lahinguvälja mustvalge termopildi kaudu, kus soe mootor või inimene paistab eredalt valge kujuna ja külmväli hallina. Seejärel nõuab soomuki, juhtimispunkti või varju all peituvate sõdurite tuvastamine väljaõppinud silma, mis suudab nähtut tõlgendada ja kiiresti tegutseda. Seetõttu on operaatorite väljaõpe nii intensiivne. Ukraina kaitseministeerium on olnud väga selge selles osas, mida on vaja ühe sellise platvormi juhtimiseks. Väljaõppurid teevad intensiivseid harjutusi termokaamerate ja öövaatlusseadmetega, õppides tuvastama maskeeritud sihtmärke ja varjatud positsioone realistlikes lahingutingimustes. Ja maapealne meeskond peab juba esimesest päevast alates läbima lõhkeainete käsitlemise väljaõppe, sest nad kinnitavad pidevalt lahingumoona väikestele relvastatud õhusõidukitele, mida tuleb ohutult käsitseda kuni hetkeni, mil need õhku tõusevad. Kuigi sõdurid sobivad loomulikult maapealse meeskonna jaoks, on Ukraina suutnud operaatorite poolel leida üllatavalt mitmekesise talendibaasi. Mängurid. Käesilma koordinatsioon, mis on vajalik kiireteks liigutusteks, tähendab, et keegi, kellel on kogemusi esimese isiku tulistamismängude mängimisel, võib palju kergemini saada loomulikuks droonioperaatoriks. Pole ka üllatav, et drooni juhtimiseks vajalik haptika tõi kaasa selle, et nii Ukraina kui ka Venemaa kasutavad droonide juhtimiseks mängukonsoolide pulte. Kui missioon läheb hästi, näeb see välja umbes selline. Droon tõuseb kõrgusele, termokaamera pilt aktiveerub. Navigeerija tuvastab sihtmärgi koordinaadid luureandmete põhjal. Operaator juhib drooni sihtmärgi kohale ja arvutab viskeballistika, arvestades kõrgust, kiirust ja tuult. Seejärel seisneb tegelik rünnak selles, et üks laskemoona päästikutest vabastatakse täpselt õigel hetkel. Lõhkekeha kukub alla, droon lendab minema ja see droon või isegi mõni teine kinnitab tabamuse videopildis enne, kui liigub järgmise missiooni jaoks uuesti positsioonile. Kogu protsess stardist kuni kinnitatud tabamuseni võib toimuda vähem kui tunniga. Ja kui piloodid juhivad kogu öö turvalisest kontorist, mis asub sadade miilide kaugusel, võib see juhtuda mitu korda vahetuse jooksul. Mitme maapealse meeskonna vahetuse jooksul, ilma et ükski operaator peaks astuma sammugi rindele lähemale. See on selle sõja uus rütm. Mitte kaevikujooksud, mitte tankikolonnid,
vaid öövahetuse missioonide järjekord, mis jõuab ekraanile ja mida täidab juhtkangiga operaator, ilma et teda ähvardaks vaenlase suurtükituleoht. Selle võimekuse tagajärjed ulatuvad palju kaugemale kui üks muljetavaldav missioon. Mõtle, mida see tähendab Venemaa peamise strateegilise eelise jaoks. Viimase 3 aasta jooksul on üks Moskva tõhusamaid tööriistu olnud nende valmisolek inimelusid ohverdada. Venemaa on korraldanud niinimetatud inimlaine rünnakuid, kus massilised jalaväe pealetungid on mõeldud Ukraina kaitsepositsioonide ülekoormamiseks lihtsalt arvulise ülekaaluga, leppides tohutute kaotustega, et samm-sammult edasi liikuda. See strateegia toimib sünge tõsiasjana, sest Venemaal on piisavalt elanikkonda, et seda jätkata. Ukrainal seda ei ole. Kui soovid rohkem teada saada Venemaa taktikatest ja miks need täpselt läbi kukuvad, siis kindlasti telli kanal The Military Show. Meil on sellel teemal 10 videoid, kõik koos karmide statistiliste andmete ja peamiste põhjustega, miks Venemaa majandus ja karm poliitika on süüdi. Aga tulles tagasi Ukraina juurde, siis kui nad suudavad välja panna terveid kaugjuhitavate droonide laevastikke, võtavad nad Venemaalt täielikult ühe peamise sundvahendi. Sa ei saa drooniüksust suurtükiväega kurnata. Sa ei saa ähvardada piloote, kes ei ole suurtükiväe ulatuses. Inimkaotuste tasakaal muutub põhimõtteliselt. 412. Nemesise rügement on seda juba suuremas mahus demonstreerinud. Üksus loodi ametlikult 2023 aasta detsembris ja sellele anti konkreetne ülesanne. Hävita Vene õhutõrjesüsteemid, häiri varustusteid ja kõrvalda suurtükivägi. See oli sisuliselt sügavate, kõrge väärtusega sihtmärkide kõrvaldamine, mis nõudis Vene rindejoone taha jõudmist ja nende tabamist, mida Venemaa pidas turvaliseks. 2025. Aasta alguseks oli üksus sooritanud üle 10 000 lahingulennu. Nende missioonide tulemusena hävitati üle 1000 kinnitatud sihtmärgi. Ja kahjustada sai üle 5500 muu objekti, ainuüksi droonidega paigutati kaugjuhtimise teel üle 2000 miini. Ainuüksi 2025. Aasta jaanuaris väitis rügement, et hävitas üle 100 ühikut tehnikat. Laiemalt on rügement teatanud üle 1000 kinnitatud sihtmärgi hävitamisest oma esimese 10 000 lennu jooksul, mis näitab nende operatsioonide ulatust ja järjepidevust aja jooksul. Suurtükivägi on olnud rügemendi peamine fookus. Numbrid kinnitavad seda. Alates 2024 aasta algusest on 412 Nemesise rügement tabanud 2500 Vene haubitsat ja kahurit. See on halastamatu ja süsteemne kampaania Venemaa peamise kaudtulevõime vastu ning just selle relvasüsteemi vastu, mis on 3 aastat Ukraina kaitsepositsioone kulutanud. Kuid kõige rohkem tähelepanu pälvisid löögid Vene õhutõrjesüsteemide pihta. Need on süsteemid, mida Venemaa kasutab oma vägede kaitsmiseks Ukraina lennukite ja rakettide eest. Ainult 2025. Aasta augustis hävitas Nemesis 2 Tor õhutõrje raketisüsteemi, 1 Puki raketilaskeseadme ja selle radari. Selle 1 kuu operatsioonide hinnangulised Vene kaotused olid 80–90 miljonit $. Ja Polk leidis pidevalt uusi viise, kuidas Vene oht täielikult kõrvaldada. 2025 aasta alguses hävitas Nemesis 60 Vene Shahidi ja Gerbera ründedrooni kasutades omaenda eksperimentaalseid $1000 püüdurdroone. See on põhimõtteliselt droonide jaht droonidele, kusjuures inimelud pole ohus. Võrdluseks, üks Shahid maksab umbes $150 000. Selle vahetuse majanduslik pool on peaaegu absurdne. Vähem kui 2 aastaga kasvas üksus pataljonist täisbrigaadiks, moodustades umbes 20% kõigist kinnitatud löökidest Vene õhutõrjesüsteemidele okupeeritud aladel ja hävitades vaenlase varustust ligikaudu $3 miljardi väärtuses. Ja siis on veel üks aspekt, kus see seostub millegagi, mida Ukraina on vaikselt paralleelselt arendanud. Süsteem, mis paneb kogu droonide ökosüsteemi toimima nagu võistlusmäng. Ukraina digitaalse transformatsiooni ministeerium käivitas NNN droonide armee boonuste programmi, mis on punktidel põhinev motiveerimissüsteem, mis määrab lahinguväljal kinnitatud hävitustele kindlad väärtused. Võid saada 6 punkti vaenlase sõduri eest, 20 punkti tanki kahjustamise eest, 40 punkti selle hävitamise eest ja kuni 50 punkti mobiilse raketisüsteemi hävitamise eest sõltuvalt kaliibrist. Neid numbreid kohandatakse pidevalt vastavalt sellele, mida Ukraina juhtkond peab parasjagu 600 miili pikkusel rindejoonel kõige pakilisemaks ohuks. Motivatsioon seisneb selles, et punkte saab kasutada uue varustuse või laskemoona täienduste tellimiseks või isegi uute droonioperaatorite väljaõppe toetamiseks.
Punkte kogudes saab iga drooniüksus reaalajas ülevaate sellest, millised sihtmärgid on väljal kõige levinumad ja kui hästi nende praegused taktikad toimivad Venemaa vastumeetmete vastu. Ja tulemused võivad olla muljetavaldavad. Nagu Mihhailo Fedorov, Ukraina digitaalse arenguminister, otse selgitas. Me suurendasime jalaväe elimineerimise punktide arvu 2-6 ja see kahekordistas 1 kuuga hävitatud vaenlaste arvu. Lihtsalt arvutustabelis ühte numbrit muutes kahekordistas Ukraina oma jalaväe hävitamise määra. Ei mingit uut varustust, ei uusi taktikaid, ei uusi käske, lihtsalt motivatsiooni muutmine. Punkte kasutatakse otse digitaalses turuplatsi süsteemis, mille Ukraina lõi ja mida nimetatakse Brave One'iks, ametnike sõnul sisuliselt nagu Amazoni sõjaväeversioon. Väidetavalt on väga edukas üksus nagu Madjari linnud kogunud üle 16 000 punkti. Sellest piisab sadade FPV droonide ja 10 raskemate pommitroonide ostmiseks, kusjuures kõik valivad operaatorid ise vastavalt sellele, mis nende konkreetses sektoris töötab. See, mis muudab selle Starlinki toel toimiva kaugjuhitava sõjapidamise mudeli jaoks oluliseks, ei ole ainult punktid ise, vaid ka see, mida süsteem paljastab ja premeerib, sest iga kinnitatud hävitus nõuab punktide saamiseks videodokumentatsiooni. Ukraina loob samal ajal kõige ulatuslikumat droonivõitluse operatsioonide andmebaasi, mis eales kokku pandud. Ja see dokumenteerimisprotsess toob loomulikult esile kogu väe parimad operaatorid. Oskused muutuvad mõõdetavaks, talent nähtavaks. Ja aegad piloodid, need, kes suudavad lennutada termokaameraga varustatud pommitajat okupeeritud territooriumi kohal kell 2 öösel ning tabada keldriuksi järjepidevalt juba esimesel või teisel katsel. Neid saab tuvastada, arendada ja varustada parema tehnikaga. Kui see ühendada kaugjuhtimismudeliga, sünnib midagi võimsat. Suurima punktisummaga operaatorid ei pea olema rindele lähedal. Nad saavad töötada turvalisest asukohast, vahetada erinevate sektorite meeskondade vahel, minna üle uuele droonile samal ajal kui teine õhusõiduk laeb ning täita missiooni järel ilma kunagi TAP-missioonitsooni sisenemata. Punktisüsteem leiab parimad piloodid. Starlinki integreerimine hoiab neid elus, et nad saaksid edasi punkte koguda. Aga mitte miski sellest ei tööta ilma inimesteta maapinnal. Maapealsed meeskonnad on need, kes valmistavad droonid ette, käsitsevad laskemoona ja haldavad stardipaiku. Nende kokkupuude ohuga on kaugjuhtimismudeli tõttu oluliselt vähenenud, kuid nad on endiselt kohal ning nende tõhusus loob need operatiivsed võimalused, mis teevad kõik muu võimalikuks. Oskuslik kaugpiloot on vaid nii hea kui eesliini meeskond, kes hooldab lennumasinat ja hoiab seda maa-ala. Esirinde sõdurid ei muutu droonide tõttu üleliigseks. Nad on need tugipunktid, mille ümber kaugoperatsioonid tiirlevad. Kui maaväed hoiavad tugevaid kaitsepositsioone, loovad nad stabiilsed eesliini stardipunktid, kuhu kaugpiloodid saavad vahetustega kasutada. Kui need sõlmpunktid liiguvad edasi või kui maaväed hoiavad territooriumi, mida muidu vaidlustataks, laieneb ka kaugjuhitavate droonioperatsioonide ulatus vastavalt sellele. See on tagasisidahel tavapärase sõduritöö ja kaugjuhitava ründevõime vahel. Mõlemad võimendavad teineteist. Ükski sellest, mida Ukraina on loonud, ei ole kontseptsioonina täiesti uudne. Mõte hoida tapmist teostavad inimesed ohutult eemal sellest, mida tapetakse, on sama vana kui distantsilt peetav sõjapidamine. Pommitajad on sihtmärke kõrgustest rünnanud juba esimesest maailmasõjast alates. Suurtükivägi on seda teinud juba enne seda. Meil on olnud tiibraketid, pikamaa juhitavad relvad ja lennukikandjatelt lähtuvad ründelennukid. Põhimõte on sama. Pane laskemoon sihtmärkidele, ilma et oma inimesi otsese vasturünnaku ohtu seaksid. Tõeliselt uus on siin ulatus, hind ja arenduse kiirus. Tiibrakett maksab üle $1 000 000. Nemesis droon maksab sellest vaid murdosa ja suudab teha üle 20 missiooni, enne kui vajab põhjalikku hooldust. F-35 lahingulend nõuab infrastruktuuri, väljaõppinud piloote, tarneahelaid ja aastatepikkust hanketegevust. Starlinkiga varustatud raske pommitaja saab kokku panna Ukraina kohaliku idufirma poolt, uuendada püsivaraparandusega ning muuta töökorda nädalate jooksul pärast uue disaini kontseptsiooni testimist. Ukraina viib läbi esimest reaalset suuremahulist demonstratsiooni sellest, mis juhtub, kui distantsilt peetav sõjapidamine viiakse rühma tasemele. Ja nad teevad seda kaubanduslikult kättesaadava riistvaraga, improviseeritud integreerimisega ning rakendusel põhineva mängustatud motiveerimissüsteemiga. Kõik maailma tõsiseltvõetavad sõjaväed uurivad neid tulemusi. Sest kui riik, mis toodab 200 000 drooni kuus töökodades, mida enne aastat 2022 peaaegu ei eksisteerinudki, suudab oma tõhusat ründeulatust 3-kordistada. Võtta Vene soomusüksustelt ära rindest 90 miili kaugusel asuvad turvalised koondumisalad.
ja tuvastada ning premeerida oma parimaid operaatoreid digitaalse turu kaudu. Kujuta ette, mida suudaks kõigi vajalike ressurssidega NATO vägi saavutada. Kujuta ette terveid meeskondi, kes asuvad sadade miilide kaugusel rindest, omades ligipääsu pidevatele jälgimiskoridoridele, mida pakuvad satelliidipildid ning FPV ja kaugmaa droonide kombinatsioon, mis on töös 24 tundi ööpäevas. Nad võiksid läbi viia otsimis- ja hävitusmissioone, samamoodi nagu dispetšer jagab sõidutellimusi laiali. Aga praegu kogeb Ukraina selle tuleviku esialgset versiooni. Paar meest istub kusagil maal ilusas kontoris 2 tellimonitori ees, laseb Vene sõdureid ja püüab kõrget skoori. Mäng on muutunud. Ukraina sai sellest varakult aru. Ja kui ülejäänud maailm sellele tähelepanu pöörab, siis sõdade pidamise viis ei lähe enam kunagi tagasi endiseks. Aga kui sa tahad teada, kuidas Ukraina suutis seda teha ilma toimiva tööstuseta, siis vastus on puhas innovatsioon ja pakiline vajadus. Kui soovid sellest rohkem teada saada, vaata seda videot. Või kui soovid olla kursis viimaste sündmustega Ukraina sõjas või ülemaailmses geopoliitikas, siis telli The Military Show, et näha igapäevaseid videoid.